Ja tere hommikust sulle ja tere tulemast sulle tänasele webinarile. Mul on hea meel sind täna siin näha, et nii paljud on juba jõudnud kohale otse osalema. Mul on sulle täna valmistatud ette ka kaks loosi, ehk siis sa saad lõpus ka siis loosi auhindadest osa otse osalejana. Nii et hakkame selle teemaga pihta. Ja täna on siis teemaks selline huvitav asi, et 6 asja või 6 saladust, mida proff sulle ei räägi ilmtingimata siis peenarde rajamise kohta ja mida sa võiksid teada või mida sa peaksid teadma, et sa saaksid siis lihtsamini, et sa saaksid kindlamini selle tulemuse, mida sa tahad oma aias siis saada, et sa tahad saada vähe hoolt nõudvat asja, sa tahad saada lillepeenraid, mis toimiksid, jah. Kes tahab saada lillepeenraid, mis nõuaksid vähe hoolt, kirjuta mulle chati number 1. Väga lihtne esimene ülesanne hommikuseks harjutuseks. Ja täna siis ma jagan sinuga neid nii-öelda saladusi, mida sa peaksid on ju teadma. Ja lõpuks sa siis tead täpselt ka seda, et mida tasub vältida, et see kujundamine läheks sujuvalt, et see tulemus tuleks, et ei tekiks mingisuguseid probleeme. Ma ei saa öelda siin, et ei tekiks ootamatuid probleeme, sest et kui sa hakkad, noh, siin on näiteks hea näide, hakkad kopaga omal seda peenart ette valmistama või labidaga peenart ette valmistama, siis võib tulla sealt pinnase seest välja neid probleeme, mida me esialgu ei näe. Et meil on olnud küllalt selliseid kohti ja kliente, kus tuleb välja mulla seest igasuguseid asju ja siis peab plaane hakkama muutma, mis ei ole ka hull ja mis on ka tehtav, aga sellega sa pead siis arvestama ja teadlikult sellega nii-öelda kaasa minema. Ja lõpus siis on mul ka sulle loos, meil on 2 loosi auhinda. Nii et ma soovitan sul väga aktiivselt kaasa rääkida. Soovitan sul kaasa teha ja vaatangi, et üksi on väga palju juba tulnud, ehk siis täna sa oled täitsa õiges kohas, kui sa siis seda vähem hoolt nõudvat asja tahad endale saada. Ja lõpus ma jagan sulle ka siis aiahoolduse nädala plaani. Sellega võib-olla sul praegu ei ole väga suurt midagi teha, võib-olla on, kui sa targalt oma aega ära kasutad. Ma julgustan sind minna vaatama või kuulama tänast podcasti episoodi ka, seal on ka juba aiatöödest juttu, mida praegu teha saab ja konkreetselt siis külvamisest, jah. Et tihtipeale need külvitööd, osad lähevad liiga vara lahti, teised lähevad liiga hilja lahti, ehk siis mine kuula üle, võib-olla on just see koht, kus sa tahad midagi hakata, näpud sügelevad, on ju. Kellel näpud sügelevad, pane mulle number 2, kui näpud juba sügelevad, tahaks midagi teha. On juba toas istutud küll ja seda lund ja külma on olnud. jah, näed, sügelevaid näppe on ka päris palju juba. Ja lõpus ma annan ka sulle juhised, kuidas sa kindlamini edasi liikuda saad, ehk siis mul on sulle ka 2 pakkumist, kuidas sa saad meie abi kasutada, kuidas sa saad nii-öelda seda tuge kasutada, mida meie tiimiga pakume, et sul oleks lihtsam siis seda, kas siis istutusala rajada, istutusala ette valmistada, kujundada. Nii et see tuleb kõik lõpus. Ja kiirelt ka sellest, kes ma olen, kuidas ma üldse avastasin nii-öelda need saladused ja kõik selle aiandusteemaga kokku olen puutunud. Mina ise olen lapsest saati aiaga kokku puutunud, ma olen üles kasvanud vanas talukohas, kus enne ei olnud sellist iluaeda nagu praegu on, ehk siis Palusalu aed, kus me praegu toimetame, see on praegu 2,5 hektari suurune inglise stiilis kujundatud iluaed. Ja selle aia kujundamise juures ma olen olnud nii-öelda nullist saati juures, selle rajamise juures ma olen nullist saati olnud kogu selle taimede poolega üles kasvanud ja üsna varakult sai mulle selgeks, et taimedega on mul mingi eriline side, ma tahan taimi. Mulle meeldib taimedega tegeleda, mulle meeldib neid kasvatada, mulle meeldib neid paljundada. Ja tänaseks ma olen päris paljude klientidega ka tööd teinud nii veebi vahendusel, nii nagu praegu sina siin webinaril oled, veebikoolituste kaudu, aga ka kohapeal siis koolituste kaudu või siis klientide aedades otse 1-1. Ja ma olen näinud selle aja jooksul. Nüüd ma olen aktiivselt, noh, Palusalu aiad ettevõte saab nüüd veebruaris äkki 8 või? Väga piinlik küll öelda, jah, et ma praegu peast ei teagi, ma pean järgi arvutama. Aga selle aja jooksul ma olen päris palju näinud vigu, mida oleks saanud vältida ja mida paljud inimesed lihtsalt teevad teadmatusest, sest et koolis ei õpeta ju keegi. Tavalises koolis, kui sa oled õppinud näiteks
Sa oled õppinud raamatupidaja või sa oled, ma ei tea, matemaatikaõpetaja või sa oled arst, siis sa ei õpi ju koolis seda, kuidas aeda kujundada või kuidas aiaga üldse nii-öelda toimetada. See pool tuleb sul enda huvist, see on pigem see hobiteema ja kui sa oled eraldi käinud kuskil aianduskoolis, siis on ainult sinu boonuseks, sa tead juba rohkem. aga tihtipeale siis inimesed ei tea, mida oleks saanud vältida või mida ei ole mõtet teha. ja täna siis ma natuke paotan sulle seda poolt, et mida ei tasu teha või mida just tasuks teha, et ei raiskaks nii-öelda mõttetut aega. ja, ja mis selle aja jooksul veel ongi siin Palusalu aia süsteem nii-öelda välja tulnud. ehk siis see 2,5 hektarit, mida üks inimene suudab korras hoida, et selliseid aedu me oleme rajanud, noh, oleme endale rajanud, aga oleme ka klientidele rajanud, õpetanud inimestele, kuidas seda rajada ja sellest tulebki nagu see vähem hoolt ja suurem efekt, ehk siis tulemused räägivad enda eest, sa saadki seda silmailu palju rohkem nautida versus see töö, mis sa sinna pärast tegelikult sisse paned sellele hooldusele. ja kus ma õppinud olen, ma olen õppinud siis noh, esimene õpe oli mul ikkagi ema käe all. minu ema on siis 35 aastat olnud Räpina aianduskoolis õppejõud. praegu ta enam seal ei õpeta. praegu ta ongi siis Palusalu aia tiimis ja Palusalu aia peaaednik. ja mina õppisin siis maastikuarhitektuuri Eesti Maaülikoolis ja Viini Maaülikoolis, kus ma siis oma diplomi nii-öelda välja teenisin, jah. et see Palusalu aed ei ole ka olnud kogu aeg selline iluaed või kust meie alustasime, olid ka üksikud puud-põõsad kuskil muru sees. ja tänaseks on siis saanud nendest erinevad istutusalad. ja noorusea ma olen väga palju erinevatel kliendiobjektidel suvedel kaevamas käinud, kaevates veetnud, nii et see erinevad mullad, erinevad umbrohud on mulle nii-öelda üsna tuttavad ja ma olen nendega väga siukseks sõbraks saanud, et kuidas nendega toimetada ja kuidas nendest siis lahti saada. siin on üks enne ja pärast veel Palusalu aias sama koha pealt, kusjuures, et see protsess, kuidas ühest kaootilisest aiast või kuidas ühest umbrohtu kasvanud aiast saab üks iluaed, see nõuab kindlasti rajamistööd, nõuavad aega, nõuavad jõudu, nõuavad tegutsemist ja nõuavad ka seda, et see ei ole kohe nipsust sul puhas. näiteks need murualad, tihtipeale küsitakse Palusalu aia kohta ka, et kuidas teil nii murualad nii pehmed ja ilusad ja sametised on. aga see ei ole tulnud nipsust, see ei ole tulnud sellest, et me oleme hakanud niitma heinamaad, vaid see on tulnud ettevalmistusega ja murude puhul samamoodi nagu istutusalade puhul on ettevalmistus A ja O, ja siis pinnase ettevalmistus ja siin on natuke näha ka, et meil on olnud need murualad terve aasta musta kesa all, jupp-jupi haaval, mitte kõik korraga, aga jupp-jupi haaval ja see on see üks nii-öelda saladustest, mis murude puhul kindlasti on ülioluline, kui sa tahad saada ilusat muru, kus ei oleks, ma ei tea, selliseid hulle umbrohte sees, ohakat ja mis nagu jalale hästi head ei ole, siis üks osa on sellel. ja mis veel, noh, kui nendest tulemustest nii-öelda rääkida, siis päris paljud kliendid, aiad, kus me oleme ise teinud või kus siis õpilased on iseenda aedu teinud, siis tänaseks on päris palju saadud tunnustust ka nendele aedadele, ehk siis kui sul on süsteem, kui sa tead, kuhu poole sa liigud, siis tunnustus ei jää tulemata. jah, et Eestis tunnustatakse väga paljusid ilusaid aedu, üks pool ongi see hoolduse pool, ehk siis kuidas see aed siis välja näeb, aga teine pool, mis seda hooldust väga palju mõjutab, ehk siis kui lihtne sul seda korras on hoida, et me võime võtta ja teha hästi korras aia, aga kui seal struktuur taga puudub, siis sa töötadki seal ennast hulluks, sa võidki ennast nagu väga suure tööga seal ka nii-öelda, noh, ma ei taha öelda ära tappa, aga see võib olla väga-väga intensiivne ja sa saad selle auhinna. ma ei ütle, et sa ei saa, sa saad, väga paljud aiad saavad ka niimoodi ja saavadki. aga saab ka palju lihtsamini, ehk siis
saab ka niimoodi, et sa ei peaks hommikust õhtuni seal aias olema. Ja mida sa siit tänasest siis üldse saad, on see, et miks see peenar võib minna näiliselt õigesti tehtuna või näiliselt õigesti rajatuna ka valesti, mis seal võib siis valesti minna. Ma näitan sulle natuke detaile, millest proff võib-olla ei räägi igal pool ja saad ka siis osa erilisest pakkumisest, pluss siis kaks loosi on meil lõpus, nii et lõpus on ka auhinna võimalus sul täitsa saada, kui sa siin otse osaled. Mis on siis peenade rajamisel tegelikult oluline? Esimene asi, mis tihtipeale tuleb, on see, et inimesed lähevad taimi valima ja mõtlevad, et see ongi nagu esimene, et see ongi kõige-kõige olulisem. Sellel on tegelikult kaks poolt ja tegelikult see taimede ilu või taimede konkreetne liikide valimine, see on kõige viimane lüli protsessis. Ma täna hommikul juhuslikult nägin ühte postitust Adam Woodruffilt, kes ütles, et mõnikord piisabki ainult taimedest. Ja mida see tähendab? See tähendabki seda, et jah, taimedel on väga-väga suur roll aia kujunduses, aia loomisel, aiaruumi loomisel, aia täitmisel. Ja taimed, ilma taimedeta, ilma erinevate taimerühmadeta, ehk siis kui meil on püsikud, sibulilled, puittaimed, lehtpõõsad, lehtpuud, ilma nendeta mina ei kujutaks ühte aeda üldse ettegi. Sellel on väga-väga suur olulisus. Aga mis on oluline, on see, et enne kui me neid konkreetseid taimi hakkame valima, peab olema selge see, et kuhu ma midagi teen, mis eesmärgil ma midagi teen ja mis see tulemus on ja mis see hooldus pärast peaks siis välja nägema. Et jah, me võime öelda, et taimed, et mõnikord piisabki taimedest ja ma näen seda väga palju tegelikult Kesk-Euroopa baasil, kus väga palju on enda aeda investeeritud just selliste kõvade elementide kõvade elementide nagu toomist, loomist, ehk siis terrassid, kõik need, ma ei tea, pergolad, basseinid, kõiki nende ehitamist on väga-väga täpselt ja korralikult tehtud, aga see taime pool jääb puudu. See taime pool jääb puudu, kuigi see on nagu, kõik on väga hästi tehtud, struktuur on, kõik on paigas, aga see taime pool jääb väga tihti ka Kesk-Euroopas veel puudu. Ja mis Eesti puhul jääb ka see taime pool puudu. Eesti puhul ei ole nüüd seda kõvade elementide üleküllust või seda struktuuri üleküllust, aga see taime pool jääb siiski puudu, ehk siis on muru ja hekk näiteks, aga puudub see vahepealne, puudub see taime ilu või see, jah, see taimestus, mis annaks aiale selle aia olemuse. Ja tihtipeale ongi seal, miks seda ei ole, on noh, üks asi on see, et on finantsilised piirid, jah, ja teine asi on see, et teadmatus, et on hirm, et kui palju ma pean siis pärast aias küürutama, aias seal tegema tööd, et see toimiks. jah, et see hirm on ka väga-väga suur. Tegelikkuses me saame teha selliseid alasid, kus ei pea seda hirmu absoluutselt olema ja ma olen näinud aiapidajaid, kes on selle hirmuga olnud ja on sellest hirmust hoolimata tulnud kas siis mõnele koolitusele, tulnud kuhugi kursusele, tulnud noh, lasknud näiteks plaani üldse teha või siis lasknud aia teha ja siis pärast on saanud aru, et jah, see ongi tegelikult palju lihtsam ja mul on see efekt ja ma saan seda efekti endale lubada ja nautida, on ju. Ehk siis see aia edu peitub aluspõhimõtetes väga palju, et see taimede lüli on viimane protsess. Taimed ei tohi ära unustada, et nad on olulised, taimed kui see üks suur pallike on ju, aga aluspõhimõtted on enne seda alati. Ehk siis pinnas, paigutus, kõik vaated, mis sul aias tekivad, eesmärgid, kasvukoha tingimused, funktsioon, hooldus, kõik see on enne seda vaja selgeks teha. Enne neid taimi, enne seda, et mis taim see nüüd siin siis on ju. Ja need nii-öelda 6 saladust ei räägi sulle istutussügavusest ega väetamisest, need räägivad süsteemist ja mõtteviisist, ehk siis istutussügavus on ka ülioluline
ja siin kehtib see reegel, et sa ei saa väga valesti teha, kui sa istutad taime täpselt samale kõrgusele, kui ta oli sul potis enne, kui sa ta ostsid näiteks kuskilt aiandist, siis ära istuta teda oluliselt sügavamale või jäta teda kuhugi kõrgemale. Erandeid on muidugi ka. Roosid on üks grupp erandeid näiteks, aga väga paljud teised taimed on ikkagi need, kes lähevad selle reegli alla. Nii, eks lähme nende saladuste juurde ja esimene saladus, mida ma tahaksin sulle siia tuua, on see, et kujundus on otsus, mitte inspiratsioon. Inspiratsioon on kõige alguseks, see võib anda sulle selle tõuke, aga me ei saa inspiratsiooni baasil minna seda aeda rajama. Kui me näeme kuskil, ma ei tea, kus iganes, Instagramis, Pinterestis, Facebookis mingit ägedat pilti, see on sulle inspiratsiooniks, aga selle baasil me ei saa hakata noh, me võime sealt noppida endale taimed välja, me võime need taimed kokku osta ja siis istutada kuhugi peenda peale ja sa võid saada oluliselt parema tulemuse, jah, kui sul võib-olla varem oli. aga see ei aita sul toimivat aeda ilmtingimata luua või toimivat peenart ju luua. sest et kui me ei ole nagu neid teisi tingimusi läbi mõelnud enne seda inspiratsiooni kasutamist, siis võib seal ka see valesti minna. Ehk siis see kujundus algab piirangute määramisest, mis piirangud su aias on, ja eesmärkide määramisest. Need kaks asja on nagu üliolulised. Ja mis asjad need piirangud on? Tihtipeale inimesed ütlevad, et Maria, ma olen seda juba rääkinud tükk aega, et Maria, ma ei saa siia seda peenart teha, siin on liiga varjuline, siin ei kasva mitte midagi. Jah, kes on mulle rääkinud sellist juttu või kas keegi teab, kes meil täna siin otse on, kas keegi teab või on iseendale rääkinud seda lugu? Kirjuta mulle number 3, kui sa oled rääkinud seda lugu, et ma ei saa siia luua, siin on nii hullud tingimused, siin on vari, siin on kuiv, siin on kivid, siin on naad, siin on kassitapp, siin on seatapp, siin on osi. Ma ei saa siia mitte midagi teha. Nii, tuleb 3, jah? Et kui sina oled see, kes on rääkinud seda lugu endale, siis unusta see lugu ära, see lugu on, jah, see on piirang, pane see endale paberile kirja. Paber kannatab päris palju, ta kannatab päris palju välja, pane see endale siis sinna kirja. Me tegeleme igasuguste vaimsete teemadega ja kirjutame oma, ma ei tea, blokeeringuid üles paberi peale. pane see aia kohta samamoodi, pane see kirja. mitte midagi hullu ei juhtu. okei, las see olla siis kivine, väga hea. jah, sest et kui me seda kirja ei pane, ehk siis kui me teda ignoreerime, vot siis läheb halvasti, siis läheb valesti ja siis ei tule sul see asi välja. aga kui sa selle endale kirja paned, siis hakkab asi lahenema. ja teine on siis eesmärkide määramine. ehk siis see on justkui nagu see teine piirang, ehk siis mida me tahame saada. jah, me tahame saada näiteks, meil peavad kindlasti olema seal peenras roosid, meil peab kindlasti see olema roosades, sinistes ja valgetes toonides näiteks. meil peab olema kindlasti see, et ta õitseks varakevadest hilissügiseni ja meil peab kindlasti see olema, et ta talvel oleks ka dekoratiivne. Ehk siis pane need kirja, need 2 asja on nagu üliolulised. ja siis sa võid veel vaadata üle see, et mida ma tahan sellest alast luua. jah, mõtle oma peast nagu läbi ja miks sa seda tahad luua. kuidas sa seda tahad luua? näiteks, kas ma tahan luua selle 1 aastaga, et mul oleks näiteks oma juubeliaastaks selline uhke peenar valmis ja mu juubeliaasta on näiteks järgmisel aastal, siis sel aastal hakkad tegutsema juba, et sa saad järgmisel aastal seda juubeliaastat pidada oma uhke suure peenra juures. ja kuidas sa seda tahad, kas sa tahad kiiremini, aeglasemalt? kas sul on palju rahalist ressurssi või piisavalt rahalist ressurssi, mida sa saad sinna panustada või sul on aega ehk siis emba-kumba või sul on mõlemat? kuidas sa seda tahad? kui meil on aega, siis meil on tehnoloogiaid ja võtteid, kuidas me saame seda teha nii-öelda lihtsamini, ilma et me peaksime füüsiliselt väga palju panustama. ja mis on selle ala eesmärk näiteks? et need on need olulised küsimused, mida sa pead enne küsima, kui sa hakkad mingit istutusala üldse nagu looma. ja ma panin sulle siia ühe joonise ka täiesti vaba käe, noh, tegelikult see ei ole vaba käe, see on ikka joonlauaga joonistatud, on ju.
et, et sa saad paberil juba läbi mõelda, et kuhu sul midagi tuleb, kui palju see ruumi võtab. Ja muidugi mõõtkavas, kui sul see on mingi suvalises nagu suvaline joonis ilma mõõtkavata, siis sellel ei ole, sellel on ka läbimõtlemiseks väärtus, aga see ei ole nagu nii väärtuslik kui see, et sul on see kuur täpselt õige mõõduga siia peale joonistatud ja sa saadki võtta selle nagu päriselt aluseks. Jah, ja siis sa võid paberi peal ükskõik mida joonistada, läbi katsetada, kuidas see loogika sul siin tekib. Ja noh, näedki ära, et näed, siin on kitsas koht. Vot selle kohaga peame midagi tegema. Siit ei mahu käruga näiteks läbi või ei saa mugavalt läbi. Kas me võtame siit nurga maha või võtame siit natuke nurga maha või mis me siin teeme, on ju, et me saaksime selle ruumi paremaks. Ja inspiratsioon võib tulla sulle ka loodusest ja nendest olemasolevatest tingimustest. Ja tihtipeale, kui meil ongi selline noh, hästi looduspärane ja need piirangud on ette antud, et siin on hästi savine, siin on maaküttega näiteks või mingi veetrassi veedamisega see asi segi keeratud, see ongi mul piirang, aga mida ma pean siis tegema, et sellest lõpuks saaks siis selline asi? jah, see on seesama aed, seda tiiki ei ole siin kahjuks peal, aga meil tekivad mingisugused ruumid, meil tekivad mingisugused alad, kus on taimestus, kus on see muruala, mis on ka hästi oluline, et sul tekiks raam nendele istutustele. Noh, raam on siis see peenraserv, aga see taustsüsteem on tegelikult ju muruala. Või siis selline asi, et kui sul ongi nagu mingisugune aiaosa juba rohtu kasvanud, siis mida sellega edasi teha? Siin ei ole absoluutselt mõtet hakata nüüd suve jooksul, ma ei tea, midagi rohima, siin on vaja mõelda uus plaan välja, et nii, kuidas ma saan selle nüüd uuesti korda. noh, ja siis ongi võib-olla kõik üles või osa üles, mida me ei saa tõsta teisele kohale, mis on veel ilusad ja siis luua sellest midagi, mis uuesti toimib. Ehk siis need istutusalad on ülioluline teada ka seda, et istutusalad, mida me planeerime, mida me rajame, ei ole igavesed. tegelikult öeldakse, et istutusala vanuseks on kuskil 7 kuni 10 aastat, mis peaks tähendama tegelikult seda, et kui sa rajad omale istutusala, siis 7 aasta pärast või 10 aasta pärast peaksid sa selle uuesti üles võtma ja uuesti tegema. sest et taimed vananevad, võib-olla on kuskile hull umbrohi sisse tulnud, aga tegelikkuses see ei pea niimoodi olema, kui me teeme ikkagi iga-aastaselt vähemalt 2 korda korralikku hooldust, põhjalikku hooldust, ehk siis vaatamegi üle, kas kuhugi on tulnud püsiumbrohtu sisse, kas mõni umbrohi on läinud risoomidega laiali, kas mõni püsik on valesse kohta läinud, kas mõni püsik on üldse mingisugune invasiivne, siis me ei pea 10 aasta pärast seda üles võtma, vaid võib-olla selle koha alles 15 või 20 aasta pärast. ma toon siia näite ka, näiteks Palusalu aias on nüüd see aed sai üle-eelmisel aastal sai 20-aastaseks nii-öelda. Need esimesed istutusalad, mis siia aeda said rajatud. ja see tähendabki seda, et me oleme küll iga-aastaselt teinud mingisuguseid uuendusi, me oleme teinud taimede jagamisi, me oleme teinud ümberistutusi, aga mingid alad on ikkagi sellest välja jäänud ja siis on kohe näha, et mingid alad nii-öelda väsivad. taimed ei ole enam nii suured, ei jaksa enam õitseda, mingid taimed on suureks kasvanud, tekitavad varju. ja siis peabki vaatama, et ohoh, näed, see nurk näiteks või lähme siia tagasi selle pildi juurde, et noh, siin on mingid asjad üle kasvanud, need kadakad on haiged, siis me võtamegi need välja ja me lubame selle uue kujunduse sinna tulla ja uue kujunduse sinna peale, et me ei hoia sellest vanast kinni, vaid me näeme seda kui võimalust, et jah, ma saangi nüüd välja võtta. kellel on olnud niimoodi, et
vaatad, et kevadel tulevad müüki uued uhked püsililled, aga sa ei tea, kuhu seda oma aias istutada, sest et sul on kõik kohad juba täis. kas kellelgi on olnud sellist asja? Kirjuta mulle number 4. ja siin ongi see hea lahendus, et üks asi, mida ma ikka ütlen, on see, et jah, kui talve ei elanud mõned taimed üle, noh, väga hästi, ma saan midagi muud sinna asemele siis istutada. ja tihtipeale ongi nii, et kui see ei elanud meie juures talve üle, võib-olla ta ei olegi meie kliimasse siis sobiv. noh, kahju on jah, et see raha panid sinna alla magama, aga kui teadlikult taimi valida, siis seda juhtub väga-väga vähe. aga kui aed on kujundatud ja sulle tundub, et nii, nüüd ma midagi teha ei saa, ma ei saa isegi enam ühtegi taime juurde osta, siis see on natukene selline piirav mõte, sellepärast et me saame ka sellises või täiskasvanud aias teha ümberkorraldusi, me saame taimi välja võtta ja lasta sellel uuel sisse tulla. et jalutan aias ja otsin taimele kohta, just. et ei pea jalutama ja saab selle ilusti ära lahendada. aga seda lahendust saab teha alles siis, kui sul see põhistruktuur on paigas, kui sul see põhi toimib. jah, siis teine saladus, lähme teise saladuse juurde, on see, et hea pinnas ei ole lihtsalt muld. jah, et tihtipeale räägitakse sellest, et ei, mul ei ole seda head mulda, mul on nii kehvad tingimused, jah. ma olen seda juttu päris palju kuulnud, et mul on näiteks pae peal ja mul on seal 5 sentimeetrit ja ma ei saa sinna midagi istutada, ma pean tooma sinna mulda juurde. ehk siis need kasvutingimused on ääretult olulised ja sinu aia muld on ka sinu aia kuld, ehk siis seda head mulda sa ei saa kuskilt niimoodi nipsust endale tellida. kui sul on ikkagi mingisugune muld olemas, olgugi see 5 sentimeetrit seal paekihi peal või, või siis sul on mingi liivane Nõmmel mändide all näiteks, jah, siis seal on mingisugused tingimused olemas ja need tuleb võtta aluseks. mitte tahta nüüd saada sinna, ma ei tea, poolemeetrist sellist viljaka mulla kihti peale ja siis sellest nagu edasi minna. jah, võib-olla sul õnnestub kuskilt seda nii-öelda head mulda saada, aga arvesta alati sellega ka, et kui sa tood enda aeda mingisugust mulda ja mõtlen mulda, mitte substraate, mis on selle vahe? muld on siis põllumuld, mis ongi põllu peal, jah, mida sa ei saa poest osta. poest sa saad osta kasvusubstraate, kas siis turba baasil kasvusubstraate või mingite muude orgaaniliste materjalide peal kasvusubstraate. aga mulda sa poest, aianduspoest osta ei saa, vähemalt täna veel mitte. ja siis võibki olla see, et ma panin enda aeda need ja need taimed, aga kõik surid. ja miks nad surid siis? sest et võis olla niimoodi, et see peenra alus ei olnud õige. jah, mille otsa väga paljud komistavad, mida ma olen näinud, on see, et näiteks nad planeerivad endale peenra ja siis mõtlevad, et nii, okei, ma tegin selle plaani ära, ma koorin nüüd kopaga selle murukamara ära, kui näiteks on muru juba aias ja ma toon nüüd poest selle, ma ei tea, kasvuturba või mis iganes aiamaa musta mulla või mis iganes mulla sa sealt poest, nii-öelda mulla sealt poest saad, tood sinna oma istutusalale ja istutad sinna taimed sisse. jah. jah, näed, Anneli küsib, mis see aia must muld on, mida müüakse, ka substraat? jaa, see on puhas substraat, see on komposti baasil ja mis seal on ka turvas sees. ehk siis poest sa ei saa osta päris mulda. Need, mis on mulla nimega poes, see on lihtsalt turundusnimi. tegelikkuses on ta tegelikkuses on ta selline substraat, mis on segatud erinevatest komponentidest siis kokku. ja siis tuuakse see muld sinna peale, nii-öelda see poest, sest poest on väga lihtne, sul on väga lihtne, võtad kasvõi terve suure selle aluse või lased endale koju tuua selle aluse täie seda aiamaa musta mulda näiteks. ehk siis, mis on nii-öelda aianduspoes müügil, mitte kuskilt teisest aiast, on ju. ja siis sa paned ilusti selle kõik oma istutusalale, mõnikord sa paned sinna vahele ka kanga, mis on veel eriti hull viga tegelikult, mida teha ja mida sa noh, päris ruttu hakkad kahetsema.
aga isegi kui sa seda kangast ei pane ja selle mulla sinna peale tood, istutad ära, kõik on tore. jah, ja need taimed võib-olla isegi kasvavad sul mingi aja ja võib-olla isegi päris hästi kasvavad. aga mis probleemid tekivad, üks probleem, mis võib väga ruttu tekkida, on niiskuse puudus või siis talvel liigniiskus ehk siis taimed mädanevad sul ära. Sest et see muld, mis nii-öelda muld, see must muld, mille sa omast arust nagu heausuliselt ostsid kui musta mulla, see ei ole tegelikult must muld ja sa ei saa nagu olemasolevat pinnast ja see uus toodud muld, nende mullapoorid ei ühti. Ja see turbasegune, see kuivab alati väga palju kiiremini läbi, ehk siis suvel jäävad sul taimed sinna kuivale ja siis sa mõtled, okei, ma siis kastan, on ju, et nad on kõik kuivad kogu aeg, ma kastan. jah, okei, sa kastad, aga kas seda oli sul vaja või kas sa seda tahtsid tegelikult? see kastmine on kõik lisatöö ja see kastmine, eriti veel joogiveega, peaks olema lausa nii-öelda, jah, ma ütleks keelatud, sest et iluaeda meil ei ole vaja kasta kui ta on nii-öelda kasvama läinud, meil ei ole vaja teda kasta siis, kui on kuiv periood. kui on vaja kasta, siis on seal kujunduses ehk siis taime valikus midagi valesti või siis pinnase ettevalmistuses midagi valesti. ehk siis väga tasub vaadata või tasub kriitiliselt mõelda, et mida ma oma aeda toon. pluss siis, kui sa näiteks hakkad neid sõelutud mulda tooma, siis sellega võib ka väga suure üllatuspaketi endale aeda tuua, erinevaid umbrohte, püsiumbrohte, mida sul varem võib-olla ei olnudki. ehk siis tasub läbi kaaluda head ja vead. ja see aluspinna ettevalmistus määrab sul väga palju ära selle, et kuidas see tulevik siis välja näeb. kas tulevik on tume või helge, on ju, istutusalade puhul. Kust kohast saab õiget mulda, kui poest ei saa? õiget mulda sa saad no näiteks kui kuskil on mingid uusarendused, tihtipeale sealt kooritakse see õige muld ära ja müüakse siis kuhugi edasi, ehk siis sellistest kohtadest võib saada õiget mulda, ehk siis see peab olema põllumuld. sa võid naabrinaiselt ka saada, kui naabrinaine sulle müüb seda mulda, aga tihtipeale keegi nagu väga ei müü sulle sellist õiget mulda, vaid pigem müüakse sulle mingisugust jama. ja mis siin on veel see, et ka see, et kõik korraga valmis ehk siis lühiajalised lahendused nagu vale pinnakatte valik, selle all ma mõtlen näiteks igasuguseid kangaid, geotekstiile, ka sõelutud mulla kasutamine, sellest me natuke rääkisime, siis pinnase ebapiisav ettevalmistus, ehk siis ma mõtlengi, et tõmban kopaga puhtaks, panen midagi peale, istutan ära, käib küll. jah, see käib mingi aja jooksul, aga kui me tahame ilusat lopsakat toimivat aeda, siis see pikalt ei toimi. siin mul tuleb meelde üks tore lugu, kus üks klient rääkis, üks äriklient ehk siis, kes osutab teenust teistele inimestele, rääkis mulle sellist lugu, et tead, Maria, ma käisin oma kliendi juures ja ta tahtis, et ma hooldaksin selle sissesõidu ääres seda kitsast pinnart, kus tal kasvasid helmikpöörised hostad. ja see oli tal siis kangas ja sellest oli läbi istutatud ja killustikuga kaetud. ja siis ta ütles, et tead, võtame selle kanga ära, siis hakkavad sul taimed kasvama, aga tema klient siis ütles, et ei, ma tahangi, et nad oleksid sellised kompaktsed, ma tahangi, et nad oleksid sellised väiksed, ehk siis ei võta midagi ära. ja siin ongi see koht, et kui me tahamegi, et nad oleksid kompaktsed, siis me peame kompaktsed taimed valima, mitte piirama seda taime kangastega. jah. ja siis juhuslik taimepaigutus, jah, see võib, ehk siis lähed poodi, tood endale taimed, see võib ka nii-öelda hiljem kulukaks osutuda, sest et vajab lihtsalt korrigeerimist või siis taimed lähevad välja, et see on ka niisugune asi, mida võib-olla mitte kohe nii palju kasutada. siis üks pinnase ettevalmistuse näide, ma panin sulle siia ka, oli üks aed, mida me eelmine aasta tegime ja kus istutusala tuli ühe olemasoleva istutusala peale, ehk siis siin nurgas oli mingisugune väike istutusala juba olemas.
ja seal olid roosid, mis olid istutatud killustiku sisse või killustiku segusesse substraati, pluss siis olid kaetud kangaga ja killustikuga veel multsitud. Ja kui siia tahta nüüd seda uut istutusala teha, siis mis siin oli, millega siin nagu väga palju tööd meil oli, oligi selle killustiku väljasaamisega. Et puhta killustiku siis me ei istuta kunagi mingisuguseid taimi, see nagu väga hea mõte ei ole. Ehk siis see mulla osa, sellist peenikest osa, kus on ikkagi saviosakesi, kus on seda liivaosakesi, peab olema ja huumusosakesi ehk siis nagu huumusrikast mulla osa peab olema, kui me tahame saada sellist lopsakat istutusala, mis näeks hea välja. Me saame ka päris sellistele liivastele aladele istutusalasid luua, aga sinna tulevad siis teistsugused taimed, ehk siis me peame vaatama, et mis asjad on need olulised olemasolevad tingimused. Seda me enne ei näinud siin, et mis siin all nagu toimus ja siis peame vastavalt reageerima, ehk siis see pinnase ettevalmistuse faasis on nagu hästi oluline, et see killustik siis või need kohad, kus võib-olla ehitaja oli seda killustikku matnud, et need siis saaksid sealt välja võetud, sest et see lihtsustab ka pärast seda hooldust. Jah, et kui me ei pea kuskil mingeid suuri killustikukivisid äh, kobestiga liigutama. Siis kolmas saladus, mida tihtipeale ka võib-olla eiratakse või mida ei räägita, on see, et vähem erinevaid taimi ja rohkem struktuuri. Aga siinkohal on nüüd oluline see, et peenral on ikkagi, kui sa tahad nagu pikalt ilusat peenart, on igal taimel oma roll, ehk siis neid rolle tuleb arvestada, on kindlasti olemas struktuurtaimed ja sellised juhttaimed, kes pikalt ilusad on, kes ka talvel seda struktuuri annavad ja on siis saatjataimed, kes võtavad üle erinevad õitsemisajad, kes täidavad lünki, kes täidavad ja katavad pinda. Aga struktuur on siis siinkohal see võtmesõna. Ja millest see lopsakus siis tuleb? Lopsakus tuleb nii kordustest kui ka siis taimevalikust, kasvutingimustest, kasvutingimustega arvestamisest, aga ainult siis, kui see struktuur on paigas. Ja siin on see võlusõna sellel, et süsteem. Me võime selle süsteemi ise peas välja mõelda, aga selleks võib minna päris palju aega, ehk siis see süsteem annab väga hea tulemuse, kui sa tead süsteemselt, kuidas sellele peenrale nüüd läheneda, et see lõpuks sul toimiks. Vähem liike, rohkem korduseid. Mida see tähendab? Kui meil on hästi palju erinevaid liike ja ongi 1, 1, 1, 1 või on need 2, 2, 2, 2 ja kõik on erinevad ja korduseid ei tule, siis see muutub hästi kaootiliseks, hästi eklektiliseks, selliseks ka nagu segaseks. Aga niipea, kui me hakkame korduseid kasutama, isegi kui see on segaistutus, siis see pilt muutub rahulikumaks. Ja see toimib ka väikestes aedades, et minult on küsitud ka seda, et Maria, sa räägid kogu aeg suurte aedade kohta, et kuidas, mul on hoopis väike aed, et kuidas ma saan väikese aiaga hakkama. Suure aia reeglid kehtivad väga suures plaanis ka väikestele aedadele. Vahe tuleb sisse sellest, et proportsioonid on teised, ehk siis me lähme proportsionaalselt hoopis teisele skaalale. Sellest tuleb vahe sisse, aga aia kujundamise põhimõtted on kõik ka väikses aias samad. Ja muidugi väiksemat aeda on oluliselt keerulisem selles mõttes kujundada, et sa pead läbi mõtlema, et nii, kas mul mahub sinna see kompost, kas mul mahub sinna kasvuhoone lillepeenrad, köögiviljakastid, laste mänguplats, kõik see, kas mul see sinna ära mahub või ma pean millestki loobuma või ma pean midagi teisiti tegema. Ja A ja O on alati see, et need taimed, mida sa valid enda aeda, need peavad siis nendele kasvutingimustele sobima. Kui sul on kuivad kasvutingimused, siis me valime sinna selle villase nõianõgese, aga luhtkastevarre me pigem kasutame siis kuskil varjulisema koha peal või mitte tema kõrval ilmtingimata.
no siin on üks sihuke väike vaade Palusalu aeda, kus on näha võib-olla hästi see struktuuri osa, et isegi kui püsikud on juba sügise poole koltunud või koltumas ja juba nagu tagaplaanile läinud, siis struktuurid, ka püsikute struktuurid, siin ei ole praegu püsikute struktuure võib-olla väga niimoodi välja tuua, et see on nagu taustamass, aga nende okaspuude struktuurid on need, mis siin nagu praegu välja tulevad, et need jäävad ka talveks, need on ka kevadel, kui veel midagi ei ole. Siis neljas saladus, mis on ülioluline, on see, et peenar vajab funktsiooni. jah, et peenar ei ole lihtsalt iluasi, sellel on alati ka mingisugune eesmärk. siin sellel paremal fotol, parempoolsel fotol on näiteks saun ja selle sauna eest läheb läbi siis või selle sauna ees on see istutusala, ehk siis ta varjab, piirab pilke, et kui keegi tahab siit näiteks saunast välja astuda, mis iganes alasti näiteks, siis keegi teine, kes siin väljaspool kõnnib, siia saab kohe nii-öelda kuhugi peitu pugeda, onju. noh, kas põõsavarju või mis iganes, et ei ole kohe otse pilkudele avatud. ehk siis, mis selle istutusala või peenra eesmärk võib olla, on see, et me suuname vaateid peenardega näiteks, me saame üleminekuid teha nagu erinevate alade vahel, me saame ruumi luua. ja aias ongi nagu see ruumi loomine ka hästi-hästi oluline. sellepärast, et kui need ruumid on hästi suured, avarad ja, ja meil ei ole näiteks istutusalasid seal kuskil vahel, mis seda ruumi natukene poolitaksid või ruumi liigendaksid, siis see aed tundub hästi tühi ja selline kõle. aga niipea, kui sa hakkad ruumi liigendama, tekivad inimese mõõtmetele sobivad alad ja ruumid, kus meil on mugav, kus meil on turvaline, kus me tunneme ennast hästi. siis istutusalade eesmärk võib olla ka piiritlemine, varjamine või siis rõhutamine. ehk siis me tahame midagi piiritleda, meil on näiteks naabriga piir ja me tahame natuke seal varjata ja me tahame piiritleda, et nii, nüüd siin lõpeb ära või siis näiteks avarad taluaiad. justkui nagu on kõik hästi avar, kuskil nagu piiri ei ole, aga me tahame ikkagi, et meil oleks see hoovi osa kuuluks meile, mitte ei oleks nagu täiesti tervele maailmale. siis me piiritleme, ka istutusaladega saab piiritleda. siis rõhutamine, me võime ka rõhutada mingit vaadet näiteks rõhutada, et meil ongi köögiakna vaade ja me tahame seda rõhutada, me tahame, et seal oleks midagi silmale korralikku vaadata. või siis istutusaladega saab ka teha, luua ühtsust või siis ka hooldust lihtsustada. näiteks sul on üksikud puutpõõsad. puutpõõsad on näiteks aias ja neid on nagu väga tüütu, nende ümbert on väga tüütu niita, nende servi korras hoida, jah. kellel on olnud sellist asja? kirjuta number 5, et on üksikud puutpõõsad murus ja siis mõtled, et oh, jälle pean hakkama seal niitma ja rohima ja kõik need servad korda tegema, et kaua võib. ehk siis see hoolduse lihtsustamine võib olla ka üks eesmärk, mida me selle peenra funktsiooniks võime võtta. ja siis see peenar, kui me selle peale mõtleme, nii okei on seal vaade, siis me peame minema ka välja ja vaatama, kuhu me selle siis saame nagu loogiliselt ka võtta, et me ei tekitaks nagu oluliselt tööd juurde. et üks näide, mis mul pähe tuleb, on see, et me vaatame küll köögist aknast välja ja vaatame, näe, siia täpselt sobiks see istutusala, aga see istutusala jääb täpselt näiteks terrassi ja selle istutusala vahele jääb nii kitsas rada, et sealt ei mahu õieti läbi, peab jälle hakkama sealt nikerdama kuidagi. et seda peab alati vaatama. ehk siis küsi enda jaoks see välja, et mis on sinu peenra eesmärk, mida sa soovid luua ja miks sa seda luua soovid. ehk siis need on kõige olulisemad ja praegu talvisel ajal ideaalne, mille peale siis nagu mõelda. noh, mõned sellised näited ka sulle siia, et kiviktaimlad on ühed suuremad hoolt vajavamad istutusala nagu eriotstarbelised istutusalad üldse, sest et seal on tavaliselt hästi väiksed, madalad taimed, kes noh, osad levivad kiiremini, teised levivad aeglasemalt ja tühja pinda võib olla ka päris palju, ehk siis tühi pind tähendab automaatselt seda, et meil külvab sisse võilill ja kõik teised toredad üheaastased umbrohud ehk siis
kiviktaimla puhul peab olema seda valgust ja kõike seda. ta on küll väga efektne, kui meil on suured kivid ja kõik see, aga tasub kaaluda, kas ma tahan või ma tahan midagi, mis annaks rohkem efekti, aga näeks parem välja. Või siis keldripealsed, kuidas sul keldripealne on? mis funktsioon tal on, kas ta on laste kelgumägi, kas ta on sul taimestatud ala, võib-olla osaliselt maitsetaimedega, et sa saadki nagu maitsetaimede poolt ka siin ära kasutada. kuidas sul teda hooldada on, kui sul on praegu teda keeruline hooldada, siis mida sa saad teha, et läheks lihtsamaks? või majaesised tervituspeenrad. mis seal praegu on, kas sul on tervituspeenar olemas? milline ta näeb välja sügisel, milline kevadel, milline suvisel ajal, kas on midagi vaja muuta, milline ta talvel välja näeb? siis viies asi, mida ma tahaks välja tuua, on see, et hooldus tuleb kavandada ette. ja siin juhtubki see, et kui me lähme ainult Pinteresti piltide pealt, siis tihtipeale me ei suuda nagu hinnata ära, et nii, mis asi see hooldus siis minu jaoks nüüd tähendab. kas see tähendab nüüd seda, et ma nüüd pühendungi, ma ei tea, terve nädalavahetuse selle istutusala hooldamisele või mida see nagu konkreetselt tähendab? ja kui see peenar või istutusala eeldabki, ma ei tea, 10 või 20 korda aastas rohimist, siis see võibki olla nii-öelda läbikukkumine ja seda meist noh, vaevalt keegi soovib. et tasub üle vaadata ja mõelda sellele, et kui palju sa oled nõus nagu aega andma sellele istutusalale ja kui palju aega ta sulle pärast tegelikult see istutusala tagasi annab. ehk siis see hooldusele kuluv aeg ja siis ka need aiatööriistad, mis sa seal nagu nendele hooldustöödele kasutad, et see on osa kujundusest. et osa kujundusest ja osa ka sellest edust, mis sind siis aia hooldamisel saadab. ja see protsess, see aia kujundamine, aia loomine, aia rajamine, ta võib päriselt olla ka nauditav protsess. ta ei pea olema see, et ma pean sealt nagu läbi minema jõuga, vaid ta võib olla nauditav protsess, kui sa suudad selle nagu endale süsteemseks teha, kui sa suudad endale või enda ajule just selgitada ära, et miks ma seda teen, kuidas ma seda teen ja kuidas see minu jaoks nagu kõige paremini toimiks, ilma et sa siis sellest, ma ei tea, läbi põleksid. ja mis selle hoolduse poole peal on nagu hästi oluline see, et algajad just kipuvad valima taimi ja elemente selliseid või ka mustrid selliseid, mis vajavad palju hooldust, mis võibki muutuda väsitavaks, mis võib muutuda aeganõudvaks ja siis nagu ei pruugi see hea välja näha. noh, väga lihtne näide, et sa tahad saada endale roosipeenart, kus on ainult roosid. roosid teadupoolest vajavad üsna palju hoolt võrreldes mingite tugevate püsikutega, et neid omavahel nagu töömahu poolest ei anna väga võrrelda. ehk siis, kui sa neid õigel ajal ei väeta, kui sa õigel ajal neid ei pritsi, ei kata, siis sa seda suurt efekti nii lihtsasti ei saa. Nad võivad sul sellegipoolest õitseda, aga võib-olla nad õitsevad alles suve keskpaigas või tulevad alles sügiseks õitsema. ehk siis, kas sa tahad seda või sa tahad seda, mis toimiks? Lähme 6. punkti juurde. ilma mustrita ja plaanita ei püsi see asi paigas. jah. seda mustrit ja plaani võib teha paberile, seda võib teha kuskil digitaalselt, vahet ei ole. seda võib teha ka nii-öelda koha peal aias planeerides. aga mingis etapis tuleks see teha, et see asi hakkaks toimima. et seal sees oleks siis visuaalne muster, ehk siis missuguse kujuga need alad on. et see määrab esimesena ära, kuidas su aed välja näeb ja kuidas see hooldus ka pärast on. see on nagu esimene, kõige esimene asi. siis rütm just taimede osas. kus sul on mingisugused kordused, kus sul võib-olla värvid korduvad, kus sul mingid konkreetsed taimed, vormid korduvad, siis see hoiab peenra koos. jah, ja värv ka on ju, et milliseid värve sa üldse kokku paned. noh, mõnikord satuvad kokku täiesti ebasobimatud värvid,
näiteks sa paned kokku roosa, oranži, tumepunase, sinise. See võib hästi toimida, kui need õiekujud või õied on väikesed ja seda lehemassi on rohkem, aga see võib ka täiesti selline väga nagu silma riivavaks muutuda, kui need värvid on nagu suured laigud. Ja kui muster ja see läbimõeldud aiaplaan siis puudub, muutubki aed paari aasta jooksul laialivalguvaks. istutad veel sinna ja sinna ja siia ja sinna juurde ja siis mõtled, et ehk see sobib sinna juurde. Et kellel on olnud sellist olukorda, pane mulle number 6, et sa oled teinud justkui selle istutusala, sa oled kaevanud, ma ei tea, 10 ruutmeetrit valmis, istutanud sinna taimed peale, võib-olla oled küsinud nõu näiteks aianduskeskusest ja siis järgmisel aastal vaatad, et oh, näed, see taim, ma ei tea, ei kasva siin hästi või läks välja või läks liiga suureks, et sa pidid ta välja võtlema. siis sa otsid sinna uut taime. jah. ehk siis istutad veel kuhugi sinna juurde, ehk see sobib. ja, ja väga lihtne on sellisel veal just tulema siis, kui sa ei ole paberile enne nagu seda läbimõtlemist teinud. Muidugi süsteemset läbimõtlemist, et me võime paberil mõelda läbi, et kuidas me kõrvuti paneme või mida me kõrvuti paneme ja kui me juba tingimusi nagu läbi mõtleme, siis see tulemus tuleb juba oluliselt parem, kui üldse midagi ei teeks, et kui läheksidki otse sinna aianduskeskusesse. aga, aga jah, lihtsam on see, et kui sa süsteemselt saad selle endale paberile. Nii, ja kui me ja kui siis inimesed mõtlevad, ah, see on liiga keeruline, see võtab nii kaua aega, jah. kas kellelgi on olnud seda, et ma ei hakka seda plaani üldse tegema, et ma teen tunde järgi, see on liiga keeruline, see võtab nii palju aega. pane number 7, jah, näed, 7 tuleb. Ongi, jah. eriti veel, kui sul ei ole seda süsteemi, kuidas seda teha. kui sa pead hakkama otsima raamatutest, jah, ongi keeruline. see võtabki aega, võib-olla pead minema lausa aianduskooli seda õppima. jah, see võtabki aega. aga kui me nüüd mõtleme, kui me saame selle plaani paika, siis palju ta meile aega annab? meil on Unistuste aiaklubis veebruaris näiteks püsilille peenra kujundamise väljakutse ja need naised, kes seal kaasa on teinud ja oma plaanid on valmis saanud ja on need ka juba rajanud, me oleme mitu aastat seda teinud, siis nendel ongi juba tulemus oluliselt parem kui see, et nad läheksid nüüd lillepoodi ja ostaksid seal endale mingisugused lilled, mis neile meeldivad. jah. palju lihtsam on teha, enne kui mõelda. just, ongi lihtsam teha. vaata, kui lihtne, võtad oma rahakoti, lähed, ma ei tea, Hansaplanti ja valid sealt enda taimed välja, ongi väga lihtne. ja sa saad emotsionaalselt selle dopamiini kohe kätte ja väga äge on. jah, ongi. ja see on tegelikult ka üks suuremaid lõkse, on ju, millesse sattuda. vahepeal, ma ei ole üldse selle vastu, vahepeal võid loomulikult seda teha ja see ongi väga-väga tore. saad emotsionaalselt uusi taimi osta. aga kui me tahame toimivat asja, siis me peame natukene sammu astuma tagasi ja mõtlema, nii, äkki võtaks sel aastal ühe, ühe peenraplaani ette, ainult ühe ja see peenar ei pea olema 100 ruutmeetrit, see võib olla 30. väga lihtne. nii, okei, teeme otsuse ära ja siis hakkame sellega tegelema. ja kui sul on juhised olemas, siis tegelikult sa saad selle planeerimisprotsessiga nagu väiksema aja peale kokku suruda ja küsida minu käest abi näiteks. ma panin sulle 2 sellist joonist ka, et esimene asi või esimene etapp, mida sa saad teha, mõeldagi läbi, et kus sul mingisugused alad tulevad. ja paber kannatab kõike, sa võid erinevat moodi neid mullikesi siin joonistada. ilma, et midagi juhtuks, ilma, et sa peaksid kohe labidaga välja tormama. me võime siia need püsikud ja põõsad panna, aga äkki paneme hoopis siia. no ma ei tea. miks ma siia panin? miks ma siia panin? aga äkki sellepärast, et see oleks tasakaalus. jah. ja alles sellest edasi tuleb siis see muster. noh, muster tähendab seda, et mul on siin istutusala piirid paigas, et siin on istutusala, siin on mul köögiviljanurk,
siin on veel üks istutusala, siin on mingisugused puud sees, võib-olla siin on mul hekiala, et ma ei tea, naabrit piiraksin, siin eesaed, et oleks silmale siin ees ka vaadata, et ma saan siit aknast välja vaadata ja kohe möödakäijad ei vahiks mulle siia aknast sisse, näiteks. Et me saame seda läbi mõelda. Ehk siis lähme selle kiire kokkuvõtte juurde. Mida need 6 saladust siis sulle päriselt annavad? Ehk siis need Instagram, Pinterest, Facebook ei ole ilmtingimata edu võti. Need võivad olla abiks siis, kui sul on juba mingisugune taust paigas või siis need võivad olla inspiratsiooniks ehk siis selleks esimeseks sädemeks, millest hakata seda asja siis välja töötama. Aga edu võti on siis see, kui sa päriselt mõistad, mida sa teed, kus sa teed, miks sa seda soovid. Ehk siis mõttetöö sealjuures. Ja see võibki võtta aega. Ja mõnel võtabki see mitu-mitu aastat aega, aga see ongi protsess, jah. Me ei pea 1 aastaga oma aeda ka valmis saama. Ja esimesed peenrad. Mulle meeldib tihti mõelda seda, et kui me ei oleks seda esimest peenart teinud, siis kuidas me saaksime seda edasiarendust teha, seda 10. peenart, mis näebki välja selline, nagu me päriselt tahtsime, et kuskilt tuleb alustada. Ja ilmselt sa oledki kuskilt juba alustanud, ehk siis ma ei usu, et sa päris roheline oled, kui sa siin webinaril praegu oled. aga võib-olla oled täitsa roheline ka. Siis teine asi on see, et sa õpi tundma enda aia tingimusi. Sinu aiamuld on sinu aia kuld ja kui on piirangud, kui ongi midagi hullusti, et sulle tundub, et on keeruline tingimus, siis pane see endale kirja ja pane see tingimus enda kasuks tööle, enda taimede kasuks tööle, see on võimalik. Kui see substraat, kui see muld, mis sul seal aias on nagu, et ta ei ole päris nagu mürgitatud, ehk siis ta ei ole, ma ei tea, õli ei ole sinna valatud mootoriõli peale või bensiini ei ole valatud kuhugi sisse või mingisuguseid, ma ei tea, jäätmeid, mis mulla sisse ei käi. Ehk siis, kui see muld on ikkagi sul nagu rikkumata, siis see on sinu aia kuld ja pane see enda kasuks, enda istutusalade kasuks tööle. Siin ma toon sulle korra näite, siin paremal pool on kusjuures meie aias üks liivane koht, kus me võtsimegi kopaga selle kamara pealt ära koos mullaga, selle kullaga, viisime ära teise kohta ja tõime asemele puhta liiva ja sinna sisse istutasime. Ehk siis seda juttu rääkida, et liivases mitte midagi ei kasva, see on nii-öelda 2 otsaga asi. Et tegelikult saab ka sinna taimi valida. Siis kolmas asi on see, et taimed on viimane lüli aia rajamise protsessis. Taimede valikul sa pead enne tundma oma aeda, ma soovitan sul kasutada taimede nagu aeda toomisel või aias kasutamisel kordusi. Soovitan taimi tundma õppida ja kasuta siis ka struktuure, kasuta süsteemi, et sul oleksid struktuuritaimed, mis annaksid aiale selle selgroo nii suvel kui ka talvisel ajal. kui sa praegu aeda välja vaatad, siis mis sa seal näed? kas seal on õunapuud? jah, need annavad ka struktuuri, aga võib-olla sa tahad ka veel midagi muud. siis 4. punkt, et aia hooldamine ei pea olema konti murdev tegevus. Siis, kui sa aia hooldust juba plaani osas planeerid, siis seda aeda on oluliselt lihtsam hooldada. ja ka see, et kui sa töid suvisel hooajal planeerid, siis ka siis on see oluliselt lihtsam ja süsteemsem. Ja 5. kas meil oli 5, meil oli 6. okei, üks on kuhugi ära. aiaplaan. aiaplaan on A ja O, et kui sa tahad toimivat asja, siis ma soovitan väga soojalt sul kuskilt otsast selle aiaplaaniga alustada, kuskilt otsast selle käsile võtta. jah. ja siin tulevadki need küsimused, et kas sa või kuidas sa istutusala loomist alustad? asukoht, suurus, kuju. jah, kas sa oskad sellele vastata? või millised taimed omavahel kokku sobivad? kas sa oskad sellele vastata, et mingil hetkel, kui sa hakkad seda istutusplaani kokku panema, siis need on need küsimused, millele sa pead vastama. millised taimed sinu aias aastaid vastu peavad?
jah, kui sa tead tingimusi, siis millised taimed sinu aias aastaid vastu peavad. ja tingimuste põhiselt me saame leida need taimed, mis aastaid vastu või kes aastaid vastu peavad. kõige lihtsam näide on siin näiteks pojengid. pojengid saavad aastaid, peavad vastu, aastakümneid peavad vastu, kui tingimused on sobivad. Või siis kuidas saada aed, mis näeb ilus välja, isegi kui sa seda iga paari nädala tagant ei hooldaks või pikema aja tagant ei hooldaks. näiteks sa terve suvi ei hoolda, aga sa hooldad kevadel korralikult ja sügisel nagu põhjalikult või siis järgmisel kevadel põhjalikult. aga et see korralik hooldus oleks olemas. no vahepeal sul ei ole näiteks aega ja hooldad võib-olla ainult serva. Siis kuidas kujundada istutusala vaated nii, et need toimiksid erinevatest vaatenurkadest ja erinevatel aastaaegadel. mõtle sellele, enne kui sa hakkad midagi maha istutama. Siis millised põhimõtted kehtivad taimerühmade loomisel? jah, kui suuri taimerühmi me teeme, kuhu me need paneme, kuidas nad kokku sobituvad? Siis kuidas planeerida taimede dünaamilist arengut ajas? see on üks selline huvitav teema, et puud-põõsad kasvavad aasta-aastalt suuremaks, me peame sellega arvestama. me ei joonista plaanile seda puud või põõsast, mis praegu on meil võib-olla 2 meetrine ja mis on juba aias olemas, vaid me arvestame tema nii-öelda täismõõduga, sest et ta kasvab iga aastaga suuremaks. noh, mingi lodjapõi senelast näiteks. et me joonistame talle siis korraliku selle ala, kuhu ta siis saab kasvada, aga tema aluse me saame ära taimestada, me saame sinna alla istutada mingisuguseid pinnakattetaimi. see on täiesti okei. või milliseid kontraste, värv, tekstuur, vorm kasutada, et peenar oleks visuaalselt mõjuv, kuid harmooniline. ehk siis, mida me saame teha värvi, tekstuuriga, vormiga, et peenar oleks visuaalselt mõjuv, aga harmooniline. jah, et meil ei tuleks liiga palju kontraste, et meil jääks see rahu sinna sisse. ja kuidas siit nüüd edasi minna? kui sa tahad nüüd selle asjaga edasi minna, siis mul on nüüd sulle 2 erinevat varianti, mida ma saan sulle pakkuda. enne kui me selleni läheme, ongi siis 3 varianti üldse. esimene variant, ei muuda midagi, jätkad nii nagu siiani, mis on täiesti okei. teine variant, otsid ise internetist, raamatutest, kursustelt, ajakirjadest seda infot, mida sul vaja on, katsetad läbi, infopuudust ei ole tänapäeval. jah, infopuudust ei ole. ai võib sulle genereerida oi kui palju infot, jah, oi kui palju infot ja sa võid seda kõike läbi katsetada. ainuke asi, et see vajab võib-olla siis aega, see katsetamine ja tulemuse saamine. ja kolmas variant on see, et sa lubad minul, sa lubad meie tiimil enda aidata. see on nagu selline kiirtee variant. ehk siis kas plaanide abil või siis koolituste, kursuste abil. ja nüüd mul ongi sulle 2 varianti, kuidas selle webinari lõpus sul on võimalik nii-öelda edasi minna. üks variant on see, et meil on tulemas 3-päevane praktiline aiaplaanide joonistamise koolitus Tartus Sofia hotellis. mida me seal teeme? me teemegi 3 päeva, mitte järjest, ei, meil on 2 päeva järjest ja 1 päev on nii-öelda lisaks. me teeme seal sinu aiaplaanide joonistamist inspireerivas keskkonnas, ehk siis sa tuled kodust välja, sa tuled teiste aiahuviliste sekka ja me koos joonistame plaane. ja sa saad nagu tugeva alguse, kindla sihi, vajalikud teadmised, et seda algust teha, et edasi minna. see on üks variant, meil on sinna piiratud arv kohti, sest ruum on suhteliselt väike ja plaanid võtavad ruumi ja praegu on sinna siis 7 vaba kohta. ja sinna tulevad kaasa siis ka boonused ja mis on selle nii-öelda kursuse boonused. esimene boonus, mis on päris suur boonus, on see, et sa saad peale seda praktilist joonistamispäeva või tegelikult sa saad enne selle ligipääsu juba, sa saad 6 kuud tuge aia kujundamise kursusel.
See on nüüd selline asi, kus sa saad tulla küsima oma plaanide kohta, sa saad ka või sa saad juhendeid, kuidas seda plaani üldse teha, sa saad seal iseseisvalt ka kodus veel tööd teha. Siis teine boonus, mis on Canva töötuba, kuidas sa oma aeda visuaalselt paika saad panna. See on see õpetus, kuidas näiteks plaane joonistada digitaalselt Canvas. See on tasuta programmi, ma seal koolitusel tutvustan. Siis kolmas variant on see, et sa saad tulla koolitusele taimede kombineerimise saladused. See on siis veebikoolitus. Neljas on siis tööraamat Naadimetsast paradiisiks, mis aitab sul samuti oma aia planeerimist läbimõeldult teha. Ja viies boonus on üks vabalt valitud ühepäevane koolitus koolituskalendrist. Ma kohe räägin ka, mis need siis täpselt on või mis need sisaldavad. Ja boonuste väärtus kokku ise on üle 1314 euro. Esimene boonus siis kujunda oma aiast meistri teos, jah, toes teos, kuuekuuline aiakujundamise kursus. See on nüüd veebikoolitus või veebikursus koos minu ja Reet Palusaluga kohe kaasa tegemiseks. Me saame muidugi sinuga läbi arutada, et millal sa täpselt selle alustad, aga sa saad tuge siis oma peenarde joonistamiseks, mustrite paika panemiseks, põhikujunduse paika panemiseks, mis iganes sul vaja on, et sa saaksid edasi liikuda oma aiaplaaniga. Seal on eraldi küsimuste kõned, kus me vaatame plaane üle, arendame neid plaane edasi ja kõned toimuvad siis õhtuti, et praegu nad on toimunud iga 2 nädala tagant kolmapäeviti. Seal on olemas ka aia kujundamise videojuhised, kui sa tahad nii-öelda iseseisvalt veel seda teooriat uuesti läbi vaadata, et ennast täiendada. Seal on ka lisakoolitusi, boonuskoolitusi eri teemadel ja seal on ka abistavad taimenimekirjad ja ka näidisplaanid on seal tegelikult olemas sees, et sa võtad ja saad võtta ette nagu näidiseks, aluseks enda plaanide tegemiseks. Ja tavahind on sellel 997, aga sina saad selle siis boonusena 6-kuulise nii-öelda osalemise seal. Siis teine boonus on Canva töötuba, kuidas oma aed visuaalselt paika panna. Ja seal ma näitan erinevaid viise, kuidas Canvat üldse kasutada oma aedade kujundamisel, ka kollaažide tegemisel, istutusplaanide tegemisel. Siin on keegi osalejatest teinud väga uhke istutusplaani näiteks. Seal toimuvad ka meil jooksvalt küsimuste kõned. Kõned on õhtuti ja me anname sulle ette teada ka, et millal siis järgmine kõne jälle toimub. Seal ma siis õpetan seda, kuidas Canvat kasutada aiaplaanide tegemisel ja aia visualiseerimisel. Ja seal ma jagan ka sulle malle, noh näiteks paberialuseid, ruudustikke, mida sa saad ka seda õitsemiskalendrit, mida sa saad enda aia jaoks siis ära kasutada, et selle tavahind on 49. Siis kolmas boonus on veebikoolitus taimede kombineerimise saladused. See on sulle kohe läbimiseks valmis, see on koos Reet Palusaluga ja seal sa õpid seda, et kuidas valida taimi nii, et kooslus jääks ilus ja toimiv, ehk siis sa saad seal väga paljude pildimaterjalide baasil inspiratsiooni, sa saad mõtteid, kuidas taimi omavahel kokku kombineerida, mida jälgida värvide puhul, mida jälgida kõrguste puhul, tekstuuride puhul, rütmi puhul ja sa saad ka ideid ja tehnikaid, mida arvestada, et siis istutusalad annaksid selle vau-efekti ja oleksid professionaalsed, et seda õpetab seal Reet Palusalu. Siis neljas boonus on tööraamat Naadimetsast paradiisiks. See on selline raamat, mis on ülesannete tegemiseks, märkmete tegemiseks, seal on leheküljed, kus ma aitangi sul nagu välja mõelda, et ootan, kus mul, aitan sul nagu, võtan su käe kõrvale ja aitan sul nagu oma aia eesmärgid ja asjad paika panna. Ehk siis see on nagu selline lisaraamatule Naadimetsast paradiisiks ja üks väga oluline asi, mis siin tööraamatus on sees, on taimenimekirjad. Taimenimekirjad erinevatele kasvukohtadele ja see on nii-öelda selline alguspunkt, kus sa saad hakata minema, et oma keerulistele kohtadele ka taimi leida. Selle hind on siis tavaliselt 20 e-poes.
nii, ja boonus 5 on siis üks vabalt valitud ühepäevane koolitus koolituskalendrist ja seal on koolitused nii veebis kui ka kohapeal, ehk siis vastavalt sellele, mis koolituse sa valid. Et siin on kõik koolitused või suurem osa koolitusi, mida me sel aastal teeme, aga siit koolituskalendrist, mis siis ühepäevased on näiteks see viljapuude ja põõsaste peamised haigused, kahjurid, siis see peenra planeerimise väljakutse võib ka olla sul seal valikus, see on küll nädal aega kestab, aga see on veebis ja seal sa saad ka osaleda boonusena, kui sa soovid. Siis lihavõttepärja töötuba näiteks, viljapuude lõikamise koolitus või viljapuude lõikamise koolitus Tartumaal. Need kuupäevad on natukene muutunud. Siis umbrohuvaba istutusala rajamise koolitus, see on ka üks väga väärtuslik koolitus, kui sa tahad teada, kuidas umbrohuvaba istutusala üldse luua. Siis taimede paljundamine praktiliselt, ka see läheb sinna alla. See on ka väga väärtuslik koolitus, mis kevadel Palusalu aias toimub, kus sa saad õppida, kuidas ise taimi jagada, paljundada, julgelt seda teha, sest et seal on tihtipeale see, et me kardame neid katki teha, haiget teha. Siis on selline huvitav koolitus tulemas, aiahoolduse koolitus koos töövõtete ja tööriistade kasutamise õpetusega, see on praktiline koolitus ka jälle Palusalu aias. Siis taimede tundmine praktiliselt Palusalu aias on üks, mis siia alla läheb. Siis suvise pärja töötuba, siis okaspuude vormilõikus, siis jälle umbrohuvaba istutusala rajamise koolitus ja jõuluseade töötuba veebis, et see on ka, millest sa võid siis valida. Vot, ja ma jagan sulle ka natuke seda, mida nagu varasemad osalejad on nende 3-päevaste koolituste kohta jaganud, millist inspiratsiooni on nad saanud. Ja Annika jagas meile sellist asja, et aiakujunduse praktiline koolitus andis mulle väga palju enesekindlust jätkata teed oma unistuste suunas. Loomisvajadus oli kusagil kuklas olemas ja ootel, kuid takistas küsimus, kuidas taimed targalt ja teadlikult omavahel siduda ning ümbritsevad ka sobitada ja kujundada. Koolituselt saadud info ja teadmiste põhjal saab hakata seda loomingu virvarri suure tuhinaga ellu viima. Nii suur tänu Palusalu aia tublidele. Annika Mõik, Saare-Lille aiand. Nii, ja seal 3-päevasel. oota, ma vaatan korra, kas mul häält ka jagab või ei jaga. Nii. Eks seal 3-päevasel koolitusel me joonistame plaane eelkõige käsitsi, aga kui sa oled juba natuke edasi jõudnud, siis sa võid ka seda Canvas või kuskil mujal teha, et seal suurt vahet ei ole, aga me teeme kohapeal, me teeme käsitsi ka tööd. tere, Kristi, sina olid täna sellel koolitusel 3-päevasel aiaplaani joonistamise koolitusel. Räägi natuke enda mulje, et kuidas sulle see koolitus oli ja tegelikult see ei olnud ju ainult koolitus, vaid ka praktiline pool. No ma võtsin pikalt aega, et sellele tulla, aga näed, lõpuks ma siia jõudsin. Ise omal käel ikka päris nii palju hakkama ei saa, sest siin on ikka nii palju seda Reeda ja sinu abi, millega siis saab paika esiteks kõik see istutusplaan ja minu puhul oli siis suureks plussiks see, et kogu aiaplaan sai paika ja ma olen sellega väga rahul. Kuidas sul on see tunne praegu, et sul on see aia põhiplaan paigas, kas on mingi selgus või mingi selline hea tunne, et nii, nüüd on mul kindel nagu edasi liikuda? No kindlasti ma hakkan küsimusi juurde esitama, et ma ei julgeks öelda, et ma omal käel hakkama saan, sest eks seda kindlustunnet professionaalide poolt oleks ikkagi vaja juurde. Aga ma saan sellega lõpuks hakkama. Ja. Aga sul on see nagu visuaal, et näed nüüd, kuhu mingid alad tulevad? Ja, absoluutselt. Ma juba ootaksin seda, et saan minna oma sissesõiduteelt sisse ja näha kogu seda ilu mõlemalt poolt, et see on nagu nii suur asi. Super, aitäh sulle! Aitäh! Ehk siis, kui sa praegu endale ette kujutad, et mis oleks siis, kui mul oleks juba see istutusala, siis mis tunde see sulle annaks? Nii nagu Kristi ütles ka, et kui on juba midagi paberil, siis
see tunne oma aia suhtes muutub ka ja sulle tekib nagu see selgus, et kuhu sa oled üldse liikumas ja see ei tähenda seda, et sa pead nüüd seda plaani hakkama kohe ellu viima kõike korraga, vaid see tähendab seda, et sul on mingisugune visioon juba tuleviku jaoks. nii, aga vaatame Anu. nii, tere Anu, sina olid ka 3-päevasel aia kujundamise kursusel siin Tallinnas Hestia hotellis. Räägi natuke, kuidas sulle see kursuse praktiline osa tundus? Milliste ootustega sa tulid ja kuidas need nii-öelda ellu said? Et selles mõttes olen selline aiandushuviline, traditsiooniline, kes tõstab kevadel ja suvel kõik oma erinevaid lillekesi ühest kohast teise ja jõudu jaksu on, et mööda aeda nagu joosta. Aga ikkagi ühel hetkel tekib see, et tahaks nagu sellist tervikpilti, tahaks, et asi oleks nagu mõtestatud. Aga võt selle koha pealt nagu endal see mõistus ei hakanud nii palju peale, siis kui ma leidsin teie kursuse, et see nagu see oli nagu see õige asi, kuhu tulla, kus panna paberile oma plaan ja tegelikult 3 päeva jooksul, kuna ma olen ikkagi päris algaja, paberile sai nii mõndagi, ütleme selline laiem, suurem plaan, millega tegelikult nüüd nagu edasi minna, et võib-olla nagu välja valitud ka mingisugused põhitaimed või sordid, millega nagu jätkata laiemalt. Aga ja sain ka lihtsalt teadmist ka sellest, et ma tahan veel ja veel sellega tegeleda, et minna süvitsi ja rohkem teada ja. Väga hea. Ja selle 3-päevase koolituse või kursuse osas on nagu, miks ta on nagu 2 löödud, ongi see, et me saame 2 päeva järjest intensiivset tööd teha ja siis jääb natuke vaheruumi, kus sa saad kodus teha edasi. Ja siis lõpus 28. märtsil saad tulla uuesti, saada veel nii-öelda seda tuge koha peal, inspiratsiooni koha peal, töötamist koha peal ja siis sealt edasi minna. Et sellepärast on ta siis nagu lahku ka löödud. Ja teine variant. Ja kuidas sellega liituda? Sellel oli, vaatan kohe, mis see link oli. Link oli siis www.palusaluaiad.ee/aia kujundamine ja see boonustega pakkumine hinnaga siis 1297, see kehtib kuni 8. veebruarini või siis kuni need 7 kohta täis on, siis me paneme selle lukku. Aga siis on sul võimalus alles sügisel uuesti sellisele 3-päevasele tulla. Nii, Helen küsib, kas käsitlust saavad ka varjutaimed ja eelistused, eriti kui paljus osas aed ongi päikese eest varjatud, aga aed paljude vanade õunepuudega, tuulte meelevallas, kehvema mullastikuga liivamaal või hoopis liiga happelise turbamaal. Ja sellel kursusel, aiakujunduse kursusel, nii sellel kohapealsel kui ka siis veebikursusel, meil on taimenimekirjad, kus on ka varjuliste kasvukohtade taimi ja me alati vaatame ka, et mis osalejatel on, mida osalejatel vaja on, siis üks variant, me teeme taimenimekirju juurde. Teine variant, et sa saad alati küsida meie käest ka nii-öelda nõu, et nii, kas need taimed mulle sobiksid, kas ma pean midagi muud otsima, ehk siis me vaatame, me oleme kogu aeg nagu vahetus koostöös, et me saame need taimed paika, et taimede valikul me aitame sind igal juhul. Ja mis see hind on 1297 on siis see 3-päevane, pluss siis need boonused on seal juures ja boonuste osa ainukesena oleks siis 1314, ehk siis 1297 on sinu hind sellele osalemisele 3-päevasele. Või siis teine variant on see, et on meil ka soodsam variant, on Unistuste aiaklubi, kus me nii põhjalikult aia kujundamisega ei tegele, vaid seal me tegelemegi väikeste aiaosadega, me tegeleme seal rohkem nii-öelda sellise elluviimise praktikaga, aedade rajamise, hooldamise, selle poolega. Ehk siis, kui sa oled hakanud juba rakendama midagi ja kui sa tahad näiteks mingit istutusala plaani teha, siis see on nagu väga hea koht, et sa ei taha nagu suurelt seda ette võtta, aga sa tahad kuskilt väikselt nokitsema hakata, siis Unistuste aiaklubi on see koht, kus sa saad, näiteks veebruaris meil algabki just see silmapaistva lillepeenra kujundamise väljakutse, selline veebikursus nii-öelda,
kus ma nädal aega järjest või nädal aega iga päev annan sulle väikese video koos sisuosaga ja väikese kodutööga, et sa saaksid järjest teha oma plaani valmis. ja, ja see Unistuste Aia klubi sobib sulle eriti hästi siis, kui sa tead, mis tunne on minna jälle sinna peenardele naati kitkuma, osja kitkuma või sa tead, mis tunne on, kui jälle vaatad, et oh, ma ei jõudnud jälle seda rohimist teha, sest et sa ei jõudnud, sul olid mingid teised tegemised ja võib-olla, kui sa oled mõelnud ka seda, et sa ei teagi, kas sa üldse kunagi naadist lahti saad, jah, osjast või kassitapust, et kas sa kunagi lahti saad. Et selle Unistuste Aia klubi mõte on see, et me toetame sind, et sa saaksid sellest naadist lahti, et sa saaksid kindlamini edasi minna. Ja miks ma selle klubi lõin? Sellepärast, et väga paljud tahavad ikkagi seda taimeabi saada, milliseid taimi istutada, milliseid taimi valida, kuidas neid paigutada või kuidas umbrohtudest lahti saada. Või siis kuidas aeda hooldada pärast. Et üks asi on see kujundus ja kujunduse loomine, aga pärast on teine asi ka see hoolduse pool. Et see on see koht, kus nagu tuge saada. Ja üksi võibki teha väga palju ka kulukaid vigu, võib teha nii-öelda ajakulukaid vigu või siis raha mõttetutele tegevustele nii-öelda raisata või mõttetutele taimede raisatada, mis ei kasva sinu aias. Et see on see koht, kus sa saad ka enne küsida sellist nii-öelda ekspertarvamust, et nii, kas see oleks mõttekas, kas seda on mõtet teha või ei ole teha. Ja tihti on ka see, et üksinda on raske teadmisi rakendada, et sa võid küll täna mõelda või mingit raamatut lugedes mõelda, nii, ma hakkan seda nüüd nii tegema, aga kui keegi tuleb ja ütleb, et issand jumal, mis asja sa seal kaevikus teed, kas sul mitte midagi muud teha ei ole, siis võtab kõhedaks küll, et kui sul ei ole ümberringi sellist toetavat noh, kas kogukonda või toetavat peret, kes aitaks sul või tuleks sulle ka appi või moraalsetki toetaks, et jah, mine kaeva palju tahad ja peaasi, et sa õnnelik oled, onju. Siis üksinda võib ka raskeks minna. Ja üks asi on ka see, et mõnikord pingutatakse liialt üle või siis antakse liialt vara alla. Ehk siis jäetakse see kaevamine sinna paika, pannakse ikkagi see tekstiil peale või siis pingutatakse liialt üle, ehk siis otsitakse välja ka kõik narmasjuured sealt mullast ja siis tundub ka, et ei, ma ei saagi sellega kunagi valmis. Ja mis seal sees on, siis seal on sees erinevad veebikoolitused, seal on otse Zoomi kõned, kus me vastamegi, mina ja Reet Palusalu, sinu aia küsimustele, sinu istutusplaani küsimustele, kui sul, ma ei tea, taimevalikuga mingeid takistusi on. Meil on eraldi Facebooki grupp, kus me vahetame ka infot, pluss siis me saadame ka e-kirja teel sulle info, et mis sel nädalal näiteks tulemas on või millal küsimuste kõned toimuvad. Ja lisaks on ka võimalus osaleda praktilistel koolitustel koha peal, seal on erinevad soodushinnad, mõned osad on tasuta, teised osad on soodsama hinnaga või siis eripakkumisega. Aga suurema osa, siis 99% sa saad läbida mugavalt oma kodust, ilma et sa peaksid kuhugi üldse tulema. Ja küsimuste kõned toimuvad meil õhtuti. Sa saad endale sobival ajal järele vaadata, kui sa tahad järele vaadata, kui sa näiteks oled mingisuguse küsimuse küsinud. Ja saad siis küsimusi esitada enda aia kohta ja saad inspiratsiooni edasiliikumiseks. Ja me teeme seal ka selliseid ühisvaatamisi, ehk siis Maigritiga, Palusalu aia assistendiga te vaatate ka siis mingeid varasemaid koolitusi ühiselt ja osasid või tähendab paljusid te saate ise omas tempos vaadata, et vastavalt sellele, kus etapis sa oled, kuidas sulle see õppetöö nagu paremini sobib, kas sa tahad ise teha või sa tahad kellegagi koos teha, siis mõlemad variandid on seal täiesti võimalikud. Ja kuigi seal on nagu hästi palju materjali, siis ei tasu tunda seda, et nii, ma ei jõua seda kõike läbi teha, vaid tasub enda jaoks panna paika fookus, mida sa tahad teha, kas sa tahad sel aastal mingit uut peenart teha, siis tegeledki sellega. No võib-olla tuleb mõni küsimus mingit sellisest valdkonnast ka, ei ole hullu, aga ära nagu aja ennast hulluks sellega, et seal on nii palju materjali, kuidas ma selle läbi töötan. Eesmärk on saada sulle see uhke peenar. Ja siin on üks uhke peenar Merikeselt, kellel on eraaed. Ja ta tegi endale seal klubi jooksul siis kuskil 200 ruuduse uhke peenra. Minu meelest ta tegi seda ka ühe peenra väljakutse raames, äkki üle-eelmisel aastal või midagi sellist.
kus ta siis iluõunapuud planeeris istutusala sisse ja väga ägeda tulemuse tegelikult sai. nii, ma loen sulle mõne tagasiside ka siia veel juurde. näiteks Anu kirjutas: nüüd, kui pea aastake Unistuste aiaklubis oldud, on mul püsiumbrohuvaba istutusala rajatud, teine tegemisel. tegelen praegu kaevamisega. kui ma tean täpselt, mida ja kuidas teha, on see nii lihtne ja meeldiv tegevus. tänu teile, aitäh kogu tiimile, eriti Mariale nii sisukate koolituste eest. tänu Maria Palusalule suudavad kõik oma unistuste aia teha. Või siis Ester jagas seda, et saan olla kindel, et kui jään hätta, siis saan asjatundlikku nõustamist. Mõnda tööd olen aias edasi lükanud, sest pole kindel olnud, et kas teha ja kuidas. Nüüd kevadel teen ära lehise ümberistutuse, sain teada, kuidas palju lihtsamalt ja odavamalt katta roose. Teadmatusest lõikasin sügisel munardad maha, siit sain teada, et poleks tohtinud, teadmisi järjest koguneb, õpetlikud videod meeldivad. Või siis Eve: mina olen juba tükk aega Unistuste klubi liige ja väga meeldib. Eriti talvel on rohkem aega õppimiseks, kuulates mitmeid kordi nii Maria kui Red Palusalu Zoomi kõnesid, tõelised professionaalid. Enda arvates edenen aeglaselt, aga kodused küll kiidavad, kõik muutub tasapisi paremaks. Suured tänud ja suvel võtan kindlasti reisin hulga külla ette. Vot, ja mis oleks, kui sinu jutt ka siin varsti seisaks? Ehk siis, kui sa võtaksid endale mingisuguse konkreetse asja, mida sa hakkad uuel aastal aias läbi viima. Ja koolituste või ajakava ka, et mis on Unistuste aiaklubile tasuta osalemisega, on need rohelise linnukesega. Ehk siis veebruaris on viljapuude ja põõsaste peamised haigused kahjurid, püsikute peamised haigused kahjurid, see on siis veebis. Siis peenra planeerimise väljakutse on veebruaris ja tegelikult veebruaris on ka Falgi tööriistade hooldamise töötuba, mis on juba homme, aga me paneme sulle selle kindlasti ka nii-öelda järelvaatamiseks sinna Unistuste aiaklubi materjalidesse sisse. Siis märtsis on lihavõtte pärja töötuba veebis ja koha peal, ehk siis sa saad nii veebis kaasa teha või siis tuled koha peale. Ja koha peal ilmselt see toimub Palusalu aias, et seda kohta me veel natuke veel täpsustame. nii, siis on avatud aiapäevad, et sellel hooajal on Unistuste aiaklubil siis avatud aiapäevadele tasuta pääs ja siin on see, et siin ei ole ainult avatud aed, vaid iga kord avatud aiapäevadel meil on ka teema, millest me rohkem räägime, mida me rohkem näitame, ehk siis ka selline praktiline töötoa osa on seal juures. ja siis on ka jõuluseade töötuba, see on siis novembri lõpus. see on ka ühtlasi Unistuste aiaklubi selline jõulupeo formaat, ehk siis sealt saad inspiratsiooni, kuidas oma jõuluseadeid teha, kuidas oma kodu kaunistada. nii, ja seal on materjale tõesti, ma ei tea, see 21 tundi, see on juba suhteliselt vana info, seda võib-olla on seal 40, võib-olla on 50, võib-olla on 60 tundi, ehk siis seal on seda materjali päris palju, mida läbi töötada. aga nagu ma enne ütlesin, see eesmärk ei ole materjal läbi töötada, vaid see eesmärk on seda läbi töötatud ka rakendama asuda. ehk siis, kui sul on praegu talvel plaan hakata istutusala plaani tegema, siis võtagi see esimeseks, mitte ära hakka seda tundide viisi videoid vaatama. see annab ka midagi, aga see ei vii sind ilmtingimata sinna, kuhu sa tahad jõuda. nii. ehk siis sinna võtame uusi liikmeid vastu ja kuidas sinna pääseb, seal on üks variant on kuumaksega tulla, teine variant on tulla aastamaksega. kuumakse on siis 37 eurot, mis iga kuu siis läheb edasi ja aastamakse on 370. ja siin on ka boonused juures. ja mis siin on siis boonused? esimene boonus on Canva veebitöötuba, ehk siis kuidas aiavisuaale luua. see on siis nii aasta kui ka kuumaksega. ja see ligipääs on sul siis nii kaua, kuni näiteks kui sa kuumaksega tuled, siis see ligipääs on nii kaua, kuni sa oled siis klubis liige. siis teine on lillepeenra kujundamise väljakutse, mis toimub siis 9. kuni 13. veebruarini seal Facebooki grupis. siis kolmas boonus on, kuidas tehisintellekti abil oma aeda kujundada, see on ka veebikoolitusena kohe ligipääs olemas. siis on tasuta pääs Palusalu avatud aeda 2026. aastal.
siis taimenimekirjade komplekt tuleb seal juurde, ehk siis sellised spetsiifilised taimenimekirjad. Ja 6. on siis umbrohuvaba istutusala rajamise koolitus. Veebis on siis kuu liikmetele, ehk siis kui sa tuled kuupõhise liikmemaksuga, siis sa saad veebipõhise koolituse. Kui sa tuled aastaliikmeks, siis sa saad veebi ja praktilise, ehk siis praktiliselt saad ka osaleda ilma lisatasuta. Mul on Canva töötuba olemas, kas boonuseid saab vahetada? Boonuseid vahetada kahjuks ei saa selle Unistuste Aia klubi pakkumise puhul ja sellel ka kehtivad need tavaboonused kuni 8. veebruarini. Sellest Canvast me juba rääkisime. Siin on ka üks näide, millist plaani võib Canvas teha selle Canva abil, on ju. Et seal ma õpetan siis seda Canvas plaani tegemist. Siis lillepeena kujundamise väljakutse. See on siis see, et kuidas sa samm-sammult saad selle peenra läbimõeldult kujundada. Hästi tore on see, et sa saad selle tegemise rütmi ja selguse, mida järgmisena teha ja ka see grupi energia on nagu väga-väga vägev, sest kui nii suur hulk naisi ja mehi seal hakkavad oma peenraid tegema, siis kõigil on nagu sarnane teema ja kõik näevad nagu, mida teised teevad ja see aitab ka edasi viia. Ja see väljakutse aitab sul liikuda siis sellest ideest või sellest Pinteresti pildist edasi konkreetse plaanini. Nii, ja mõned näited ka, et mis on tehtud, käsitsi on tehtud, on ka Canvas mõned teinud, aga käsitsi täiesti saab teha, ei ole vaja mingisugust programmi selles osalemiseks. Siis 3. boonus on see, et kuidas tehisintellekti abil oma aeda kujundada, see on ka veebikoolitus, mida saad kohe läbima hakata ja seal sa õpid, kuidas tehisintellekti abil ideid saada, variante saada, suundi oma aia jaoks saada. Ma näitan, mida AI-lt küsida, et need tulemused oleksid praktilised ja mida selle infoga üldse peale hakata, millist infot sa saad sealt üldse ära kasutada. Ja noh, see on ka hea viis siis inspiratsiooniks, võib-olla otsuste lihtsustamiseks, erinevate lahenduste läbimängimiseks. Ja 4. boonus on siis tasuta pääs Palusalu avatud aeda, et see on see koht, kus sa saad siis päriselus näha toimivaid istutusalasid, toimivaid lahendusi, kuidas on lahendatud, mis taimed üksteise kõrval istuvad, jah. Saad kindlasti palju inspiratsiooni, saad taimekooslusi, struktuure näha, saad kihilisust näha, kuidas need kihid, rinded on üles ehitatud, kuidas hooajaliselt see asi välja näeb. Ja see on ideaalne, kui sa tahad nii-öelda silma treenida, oma aeda paremini planeerida ja ka praktilist teada saada, sest et ekskursioonidel ma annan ka praktilisi nippe, ma teen ka seal, nagu enne ma mainisin, teen töötuba, erinevatel aegadel siis on erinevad teemad. Ehk siis saad ka töötoast osa avatud aiapäevadel. Ja 5. on siis taimenimekirjade komplekt, et seal on üle 21 erineva temaatilise nimekirja, mida saab oma aia planeerimisel siis ära kasutada ja need sobivad siis peenra planeerimiseks kui ka siis oma nii-öelda lemmikute panga loomiseks, et kui sa mingeid taimi otsid, midagi erilisemat, siis nendest nimekirjadest sa kindlasti saad abi. Siis umbrohuvaba istutusala rajamise koolitus veebis ja praktiline koolitus. Et see on see koht, kus sa õpid, kuidas teha istutusala nii, et see umbrohi ei võtaks kontrolli üle. Sa saad selge tööjärjekorra, me teeme läbi ettevalmistuse, me teeme läbi rajamise, hoolduse etapid, istutamise kindlasti ka selle, et kui sul on juba olemasolevad taimed aias, kuidas siis neid nagu naadist näiteks puhtaks saada. Ehk siis, et sul oleks vähem seda hilisemat vaeva ja päriselt siis see hooldusvaba peinar. Nii, ja aastamaksega on sul kaasa, tuleb ka siis kiireliituja boonus. Ehk siis 24 tundi kehtib ka kiireliituja boonus, see on siis kuni 30. jaanuari südaööni. Noh, see on natuke rohkem kui 24. On siis see, et sa saad kaasa Wolf-seeria tööriistakomplekti, et sa saaksid lihtsamini oma aiahooldust teha. Jah, istutusalade hooldust teha. Seal on sees kobesti, seal on sees servalabidas, servakõblas ja siis vars. Ehk siis siin pildi peal on 3 vart, aga tegelikkuses sa saad 1 varre, on ju. Et neid otsikud sa saad vahetada. Nii, ja kuidas sa saad liituda? Liitumine on siis kas, kui sa aastamaksuga tahad tulla, siis on palusaluaiad.ee/,
UAK aasta või siis kui sa tahad rohkem lugeda ja kuumaksega tulla, siis on www.palusaluaiad.ee/klubi. siis sa leiad selle lehe üles. Ma jätan mõned siin vahele. ahah, üks inspireeriv aed, mida ma tahaksin siin välja tuua, on Kadri aed, Kadri Jõemetsa aed, kes alustas juba, ma ei tea, 2-3 aastat tagasi klubis ja tegi endale päris mitu uut peenart juba väga uhket ka selle Penra väljakutse raames. Ja tema kirjutas, et enne klubiga liitumist oli palju asjatut rapsimist, tegin küll, aga päris rahule ei jäänud. Nüüd on tekkinud süsteem ja arusaamine tegemistest ning tundub, et tulemused tulevad ka. Aitäh, Maria ja sinu klubi. nii äh,. nii, nii vaatame siit edasi. Jaanika näiteks. Jaanika oli tegelikult ka väga tubli enne seda klubi juba. Ehk siis ta kirjutab ka, et olin enne aiaga täitsa rahul, aga peale UAK-ga liitumist sain aru, kui valesti kõik on. Seedisin seda emotsiooni circa pool aastat ja haarasin härjal sarvist, et asuda tegutsema õigete võtetega ja kujunduspõhimõtete järgi. Üks 30 ruutmeetrine lillepeenar sai katsealuseks võetud, et kas tegelikult ka on olemas vähe hooldust nõudvat lillepeenrat ja olen seni mega rahul. Taimed on valitud õigele mullastikutüübile, vastavalt valgusnõudlusele, istutatud õigete vahekaugustega, hoolikalt ettevalmistatud püsiumbrohuvabale pinnasele ning alates kevadest hilissügiseni on peenarõide meres. Olen mega rahul ja jõudnud rajada õigete meetoditega juba uusi kauneid aiavaateid. Jaanika aed sai kusjuures minu meelest eelmisel või üle-eelmisel aastal ka aia auhinna, äkki presidendi auhinna lausa. vot, ja ma vaatan chatist üle ka sinu küsimused ja ma saadan sulle meili peale ka need pakkumised, aga enne kui me läheme selle juurde, ma vaatan üle küsimused ja ma teen ka siis loosimise ja meil on loosimiseks 2 raamatut täna. Esimene võitja saab siis Naadimetsast paradiisiks tööraamatu ja teine Naadimetsast paradiisiks raamatu. Ehk siis mõlemad on suureks abiks, et oma unistuste aeda luua ja need me loosime täna välja. Ja ma vaatan korraks, siin oli üks küsimus, et palju ühekordne sissepääs Palusalu aeda maksab. Sel aastal on sissepääs 10 eurot, ehk siis kui varasemalt oli 8,50, siis sel aastal on 10. nii, ja kui sul on küsimusi, siis pane julgelt mulle ka siia chati, ma teen senini ära või tegelikult teeme enne loosimise ära, muidu kaovad need küsimused mul siia numbrite vahele ära. ja meil on otse praegu 179 osalejat. ehk siis ma palun numbrit 1-179-ni, pane mulle siia chati ja ma teen siin mõned arvutused. mul pole küll arvutit käepärast, aga proovime siis saada selle tehtud. nii, vaatame nüüd. 179, 179, 99, 4. nii, vaatame. ma võtan selle jagamise pealt ära, ma võtan arvuti kalkulaatori korra lahti. nii, 179 pluss 179 pluss 99. nii, ja jagame 4-ga on 114 ja vaatame, mis siin veel oli. Viimane on 62. Võtame, liidame siia 62. nii, 176. 176 ja nüüd ma palun, et te kirjutaksite siia chati ülevalt või alt. nii, vaatame. kõigepealt tuli alt. nii, ehk siis ma võtan alt. see tähendab seda, et alt ülespoole ja 176
meil on 177 ehk siis eelviimane. see on esimene loos, see on siis tööraamat ja tööraamatu võidab osaleja nimega 296134. nii, ole hea, kirjuta meile meili peale, et sina oled see number või siis kirjuta mulle praegu nii. Ma kirjutasin sulle, ole hea, kirjuta mulle oma email ja siis me saame saata sulle info, kuidas sa selle auhinna kätte saad. nii, aga meil on veel teine auhind välja loosida. ja teine auhind on siis tööraamat ja tööraamatuks, ütle mulle siia chati veel numbreid 1-180, 178-ni. jah, vaatame, võtame siit. no neid numbreid tuleb. võtame mingeid väiksemaid numbreid siit vahelduseks. siin oli 150, 3, 67. nii, vaatame 150, jagame 3-ga, -67 ja pluss, vaatame korraks, mis siin tuli, +88. nii, on 71, 71, nii, ja alt või ülevalt? alt. nii, see tuli ka alt. nii, vaatame kohe. alt oli siis, mis ma ütlesin, 79, ei 71. nii, ma olen 60 juures. 23. nii, ja palju õnne võitjale, seekord on võitjal ka päris nimi, Marika Kannisto, palju õnne sulle. sina oled võitnud Naadimetsast paradiisiks raamatu, et oma unistuste aiaga edasi liikuda. ole hea, võta meiega ühendust ja me anname sulle juhised, kuidas sa selle raamatu kätte saad. ja kõigile teistele, kellele loosiõnn ei naeratanud, siis üks variant, Unistuste aiaklubi, kus me saame sind toetada, olla sulle abiks istutusplaanide joonistamisel, aia, ma ei tea, hooldamisel, rajamisel, mis iganes küsimusi sul on, siis oled oodatud sinna. või siis teine variant, tuled ja joonistad kohapeal 3 päeva Tartus meiega koos istutusplaane, seal on teooriad sees, seal on joonistamist praktilist sees. oled oodatud. nii, ja kui sul on küsimusi, siis anna mulle julgelt teada siia chati. kas saab registreerida viljapuude lõikamise koolitusele Harjumaal? ja Eha, ma kirjutan sulle, kuidas sa saad registreeruda ja see kuupäev 4. aprill, ma räägin sulle kuupäevadest ka, millal on, et me paneme selle info ka nüüd lähiajal välja, kus, millal, mis koolitused selle viljapuude lõikamise osas tulevad. nii, aga kui sul on küsimusi, siis anna mulle teada. nii, Marjut huvitab ka. Marju, ma kirjutan sulle ka. sama soov viljapuude lõikus huvitab. Helen, ma ei tea täpselt, milline Helen sa oled, aga ma kirjutan kindlasti meililisti ja me paneme Facebooki lehele ka välja, millal need koolitused toimuvad ja kus need siis toimuvad.
ootan lume sulamist ja meie kohtumist. just. Kas saab lindistuse üle vaadata? Ja ma saadan kohe ka korduse välja, kui see on nii-öelda ära protsessinud ja üles laadinud ennast ja siis saame edasi suhelda. Vot, aga ma hea meelega ootan sinult ka ühte mõtet, mis sa tänaselt webinarilt kaasa võtsid. Iga kord on üks asi, mille sa kaasa võtad. Kindlasti, kui sa kaasa tegid ja kaasas olid. Nii et ma hea meelega loeksin ka mõne mõtte siia ette teistele, kes pärast siis ka kordust vaatavad. Ja muul juhul ootan sinu otsust, kuidas sina oma aiaga edasi tahad minna. Kas sa tahad ise pusida, kas sa tahad meie abi kasutada, siis oleme sulle nii-öelda meili kaugusel olemas. Nii, oma aia muld on puhas kuld, kõik algab ideest, mida tahad aiast, poest ei saa mulda osta, võta kätte istutusplaani tegemine. Väga hea. Super. Suur ja plaan paika, aed on sinu kodu, vähem liike, rohkem korduseid, ka tööriistad ja ajakulu kuulub aiakujunduse juurde, oma muld on kuld, planeerimine on alus, poes ei müüda mulda, istutusplaan vajalik. Tänan inspiratsiooni ja energia eest. Ja selle toreda energiaga ma loodan, et sa naudid seda päikest, mis juba väljas on ja mõtted liiguvad juba kevade poole. Kaua ei ole enam jäänud, nii et ma soovin sulle ilusat talve möödumist veel ja kohtume siis sinuga järgmisel ajal järgmises kohas ja tore oli seda webinari sinuga täna siin teha.